Mina olen Kirke Kangro, olen kunstnik, skulptor, hetkel ka vabade kunstide teaduskonna dekaan Eesti Kunstiakadeemias. Sütevaka kool oli eelkõige selline värske alternatiiv, kui ma ei olnud saanud sisse Eesti Kunstiakadeemiasse, toonasesse Eesti Kunstiülikooli, siis see oli kuidagi märk edasi liikuda ja ma arvan, et selles ajastus, kus ma noore inimesena olin, selline 90ndate keskpaik või varane keskpaik, oli Sütevaka selline parem osa toonasest vaibist, kus selline varakapitalistlik kihelus oli kõikjal, tohutu olelusvõitlus, kõik oli segi paisatud, otsiti mingeid uusi väljundeid, siis Sütevaka selline omaalgatuslikkus oli väga vajalik, ma arvan, nende 20 noore kunstniku jaoks, kes seal kokku said. Mina lugesin seda kuulutust Sirbist ja mõtlesin, et väga lahe, muidugi lubati tohutult palju, lubati umbes 10 keelt, mida seal kunstikoolis siis õppida pidi saama. Skulptuurist, graafikast, maalist, performance'ist, videost, fotost kuni mingisuguste filosoofiliste uuringuteni pidi see õpe meid viima. Muidugi see oli ka selline natukene liiga utoopiline lubadus ja noore iroonilise inimesena ma ka olin kerges sellises skeptilises seisus selle kooli vastu. Aga tegelikult ma arvan, et inimesed, kes seal kokku said, olid kõik natukene mainstreamist väljas asuvad isiksused. Ja ma arvan, et see kooslus oli tohutult rikastav. Need lood, kuidas inimesed selle koha leidsid, olid juba nii inspireerivad. Ja tegelikult ma arvan, et see teha tahtmise vaib oli seal nii kaasakiskuv ja vähemalt pooled lubadustest siiski ka täideti, et me saime väga palju maalida, joonistada, muidugi ka sellist nälgiva kunstniku elu elada ja vestelda ja vaielda omavahel isegi väga tuliselt, nii et ma mäletan, et mingisuguses sellises poliitsotsiaalses vaidluses üks kursavend jooksis välja ja teda ei olnud enam mõnda aega näha. Nii et ühesõnaga kõike võeti väga tõsiselt. Seal koolis sain mina ka esimese kokkupuute performance'i kunstiga ja üldse mõelda sellistes kategooriates. Sorge oli tegelikult suurepärane kaaslane noorele kunstnikule selles etapis. Muidugi ma ei nõustunud kõigi tema vaadetega või tema olemusega, aga see ongi ju vajalik ja ma arvan, et ta õppejõuna mõjutas meid kõiki täitsa palju. Mind täitsa konkreetselt, sellepärast et enne Sütevakat ma olin kindel, et ma olen inimene, kes tegeleb sellise graafilise joonega, kes kujutab sellist pilti, joonistab. Olin juba proovinud Kunstiakadeemiasse sisse saada graafikasse ja sealt haledalt tagasi lükatud. Ja esmakordselt ma puutusin Sütevakas kokku skulptuuriga, pidin oma kursusekaaslase Neeme Külma kõrva modelleerima ja siis ütles Sorge, et kuule, sa pead skulptuuri minema. Alguses ma mõtlesin, et mis asja, mis skulptuuri, mul puudub igasugune kuidagi side selle teemaga, kuigi skulptuur mul alati oli väga meeldinud, aga ma ei tulnud selle peale, et ma võiksin ka ise suuta seda formaati kuidagi kontrollida või teha. Ja see Sorge öeldud lause tegelikult nagu jäi mind saatma, kui ma ka järgmisel aastal Enno Ootsingu poolt tagasi sain lükatud ja mulle öeldi, et Kunstiülikoolis on siiski veidi teine tase, mis mulle muidugi, kes ma arvasin, et kunst on ainus tee, kuidas nagu üldse elus püsida, oli tohutu selline surmaotsus. Et nüüd, kui ma ise olen vastuvõtukomisjonis, siis ma
mul tuleb see kõik alati tagasi ja ma ülimalt hoolsalt ikkagi üritan motiveerida inimesi ja mitte tekitada neis tunde, et on mingi tase, kuhu nad ei sobi, vaid et selle taseme ikkagi loob kunstnik ise. Aga jah, ma arvan, et need vestlused olid toona väga olulised ja võib-olla oli isegi hea, et meie, kes me sattusime sinna Sütevaka esimesele kursusele, olime vette visatud just selles ajas ja nii rasketes oludes, nagu 90ndate algus tegelikult ju oli. Raha meil kellelgi ei olnud, süüa eriti palju ei saanud, elasime sellest õlivärvi nendest hõngudest ja tegelikult aitas selline kooslus meil toime tulla kogu paketiga, mida see tõmblev 90ndate algus Eestis tähendas. Nii et minul on väga hea meel. Ma olin Sütevakas küll ainult vist natuke üle 1 semestri erinevatel põhjustel, aga siiamaani on see aeg nagu nii detailselt meeles ja ma pidin vastama iseenda jaoks mingisugustele küsimustele, mis kunstnikuks olemine tähendab just seal õhkkonnas ja ma arvan, et algatas ka selle Sütevaka gümnaasiumi poolt midagi nii ülekeevat nagu tekitada selline alternatiivne kunstikõrgharidus. See oli iseenesest väga palju väärt, nii et ma arvan, et ka toonane direktor Ellermaa ja siis Andrus Adamson, kes oli kunstiõpetaja Pärnus, andsid päris palju kunstielule juurde. Non Grata oli juba mingisugune teine organisatsioon, aga loomulikult ka Non Grata alus ju loodi seal sellel esimesel aastal, nii et. Aga muidugi selliseid toredaid lugusid on sellest ajast väga palju, kus kunstnikuks saada tahtmise püüd nagu segunes kogu sotsiaalse olustikuga ja see on väga naljakas. Tore on seda meenutada.